Tere ja kaasteeline! Täna on meil 20. november ja aasta on 2024. Novembrikuus me oleme kohtunud juba paaril korral näost näkku. Ajad on põnevad, mis teha? See, millest me viimati rääkisime, on nüüd juhtunud. Võib-olla sa täpsustaksid? Jah, tere ja sõbrad. Alles mõned päevad tagasi me kohtusime. Meil on alati teid hea meel näha näost näkku, sest et läbi ekraani see pole ikka see. See, millest me rääkisime just mõned päevad tagasi, me rääkisime sellest, et sidekaablid tahetakse ära lõpetada. Ja kes nüüd viitsib uudiseid lugeda, no me teame jah, et te eriti Peavoolumeediat jälgi. niinimetatud peavoolumeediat jah ei jälgi, aga ikkagi vahest võib silma peale visata, et mis nad seal kirjutavad, et nüüd see siis on nagu juhtunud. Et mingid probleemid on Saksamaa ja Soome vahel ja kuskil ja Rootsi ja Leedu vahel. Leedu vahelise kaabliga. Nii et seekord me ütlesime ainult paar päeva ette neid asju. Et kõik asjad on enne juba kuskile üles kirjutatud ja sealt pealt saab alati teada, et mis siis juhtumas on. Aga positiivseid lugusid on ikka ka. Tühjanes sidekaablitest. Me eelmine kord rääkisime, kuidas üks kohtumaja oli lahkunud IC Eesti territooriumi pealt. Kuidas ta pandi, seda me vist enda saates ei rääkinud, seda me rääkisime, kohtusime Veiko Uusega, tema saates rääkisime seda. Aga nüüd on teine positiivne lugu veel, et selgub, et üks kohtunik ka vist Harju maakohtus oli käitunud nii, nagu käituma peab. Et kuidas see täpselt juhtus, sellest me rääkisime kohtumisel ja võib-olla laiem üldsus võib-olla ei peagi seda teadma. Nagu oli sõnaga? Selline positiivne lugu juhtus, see on väga vahva, et kohtunik täitis täpselt reegleid, tegi nii, nagu tegema peab. Ja see on igati positiivne, sellepärast, et süsteem peab töötama korralikult. Võib-olla süsteemi inimene, võib-olla see kohtunik oli lugenud ühte värsket raamatut, millest me novembris rääkisime. Nimelt see raamat rääkis ühest tähtsa mehe pojast, kes tunnistaja kaitseprogrammi viidi. Ta elu oli raske, aga nüüd asjad lähevad paremini. Ja seal ta kirjeldas ühte lugu, kuidas teda viidi pealt vaatama. Kas sa mäletad, kuidas see asi oli? Kus see? Hipodroomile viidi. Ja hipodroomil oli siis Hobuste võidusid. Midagi seal toimus, jah. Ja siis oli kutsutudki sinna üks kohtunik koos oma väikese pojaga. Ja siis oli seal nende lähedal oli üks võidusõidu hobune. Ja siis ühel hetkel oli siis see poeg lükatud sellele hobusele ette. Ja hobune loomulikult ehmatas ja trampis selle poisi, trampis ta ära siit meie planeedilt, meie reaalsusest. Ja kohtunik sai sellest aru ja edaspidi... Sai siis sõnumist aru, jah? Ta sai sellest sõnumist aru, jah, ja edaspidi ilmselt ta täitis kõiki reegleid. Ei hakanud mõtlema, et ta saab otsustada ise, et ta on jumala asemik maa peal. Ta ei ole jumala asemik, et me ei ole ühtegi neist valinud. Ja alati on reegel see, et tuleb nõustumine saada. Nõustumistega on üldse niimoodi, et see kehtib igal pool. Et absoluutselt kõigilt tuleb nõustumine saada, et midagi teha. Me käisime ka teatris vaatamas ooperit Lööngriin. Wagneri Lööngriin. Ja, et nii kaua kuni võidukas Vene armee pole sisse tulnud, saab veel Wagnerit vaadata, pärast seda tõenäoliselt mitte. See selleks. Et ta oli ju Hitleri lemmik. Jah, et see selleks on ju. Niisiis, ja ka seal oli tähelepanelik vaataja näeb, kuidas siis kuningas küsib sellelt Elsalt, eks ole, et kas sa nõustud sellega, et ma olen sinu kohtumõistja. Et see igal pool näidatakse, kuidas need asjad käivad. Ka kuningas vajas nõustamist. Absoluutselt kõik vajavad nõustamist. Et üks inimene ei saa teisele öelda, mida ta tegema peab, eks ole, ilma, et ta ei anna nõustumist. Vaata, siin meilegi on räägitud palju, et me nagu täpselt ei ütle, et tehke nii või tehke naa. Seda ei saa öelda. Inimene peab ise tundma, mis on õige ja mis ei ole, on ju. Mis tema sees mõngub, mis mitte. Et kas see informatsioon on õige või mitte. Aga me oleme kuulnud, et keegi pidi ütlema, et populaarne pidi olema keegi. Tema populaarsus vist pidigi selles olema, või selline suhteline populaarsus, et ta ütleb, tehke nüüd nii, tehke nüüd naa, võtke nüüd punane pastakas, võtke nüüd roosa pastakas. Enamalt jaolt on see kõik, läti keeles öeldakse bullshit, mida ta räägib. Et tõenäoliselt inimesel ei ole ärikogemust, kuidas ta saab siis neid asju teada. Vaadake, head inimesed, et kui teil mõni kruvi veel peas alles on, need inimesed, kellel meie juures käivad, neil on kõigil kruvid korras. Aga need, kes seal käivad, on ju, et seda on ju lihtne kontrollida, on ju. Väga raske kontrollida, kas ta elektri eest maksis ja prügi eest maksis, aga arve on arve. Ja
selline inimene võiks minna näiteks Mercedese esindusse ja lasta väljastada endale 100 000 arve Mercedese peale. Ja järgmine pilt, mida ta võiks näidata, oleks tehniline vass, kus on tema nimi sees. Ja nii lihtne see ongi, et ei ole vahet, kas sa maksad elektri eest või prügi 10 eurot või maksad 100 000 seal, et arve on arve ja seal mingit piirangut nagu sellistel maksmistel ei ole, et kui need asjad väidetavalt toimivad. Mis on nagu kummaline on see, et pidavad lubama ka kõigile riike teha. Nii et ilmselt on varsti tulemas tema poolt siis Narva rahvavabariik võib-olla. Aga jällegi, kus siis sellised teadmised on tulnud, et ilmselt ringkondades võib-olla väga ta ei liigu ja ei ole ka ärikogemust ja ei tea, aga osad inimesed mõtlevad, et kas see informatsioon tuleb ka kuskilt sealt kandist, et soovitatakse inimestele, et kui te tahate süsteemist välja saada, et siis minge võtke oma sünniaktid arhiivist välja. No jällegi. Originaalidele sealt ei anta. Originaali ju ei anta. Antakse värviline koopia, naerdakse pihku, et jälle ühe tullikesed käisid siin, et mis mõttega nagu oma aega raisata. Ja mis see annab teile, kui te selle sünniakti olete kätte? Muide, seda me oleme küsinud, aga inimesed ei oska vastata. Vaadake, kui keegi ütleb, et tuleks seda teha, siis alati on loogiline küsimus on see, et aga miks see annab? Miks seda tuleks teha? Ja kui ei oska see rääkija sellele vastust anda ja te ise ei suuda välja mõelda, milleks siis selliste asjadega tegeleda, eks ole. Keegi ütleb, pane pea ahju, ikka küsid ju, et milleks. Aga need inimesed võib-olla ei küsi ka, ega igasuguseid on. Nii et võib-olla need ei ole kõige õigemad need, aga nüüd on järgmine sõnum on siis võib-olla neile, kes on seatud ja kutsutud nii-öelda karjasteks. Ma pidin ütlema lammastele, aga ütleme siis, inimlambad ka ei ole ilus sõna. Karjasteks on ju, kes igal pool Toompeal istuvad, et kaua sellised jutud nüüd levivad siin. Et keegi midagi teeb ja keegi midagi toimetab ja käsib sinna minna ja käsib tänna minna, et kaua me peame seda kannatama. Kas me peame lahendama selle ise või on selleks mingid muud vahendid? See selleks. Nii, aga mis meil siis rõõmsamat on ka nii öelda edasi, et lumi on tulemas ja päkapikud on tulemas ja võib-olla on aeg soovida, sest selline ütlus on rahval vist, et kõige suuremad kalad püütakse just sogases vees. Uudiseid on siin teisigi. Et ajakirjandust tasub ikkagi jälgida, et naljakaid kirjutusi. Et kahjuks ajakirjanikud ei saa asjadest aru, kuidas asjad päris maailmas käivad. Ja räägivad nüüd või kirjutavad sellest, et kus see luba anti. Et läänest anti luba nii-öelda kauglennu rakettide kasutamiseks Venemaa territooriumil. Et see päris ei ole õige. Mingit luba nagu sellist anda ei saa. Mida saab teha? Saab seda teha, et antakse satelliidi pealt nii-öelda tulejuhtimist. Ja teatavasti nendel vaidlevatel osapooltel, need ääremaalased, seal Venemaa ääremaalased, keda ukrainlasteks kutsutakse, et nendel ei ole võimekust neid ise juhtida. Ja see antakse satelliidi pealt see juhtimine. Aga see tähendab seda, et need, kes juhivad seda, muutuvad nüüd konflikti üheks osaliseks. Ja see ei ole mitte hea. Ütlesime, et ohtlik koht on Miinisadam ja teine koht on Tapa. Tegelikult on kolmas koht veel, mis on veel ohtlikum. Ja see on nimelt Muuga sadam. Ja Muuga sadamas on väetised. Ja need väetised seal on piisavalt kaua juba seisnud ja nad on väga ohtlikud. Ja see tähendab sinna, et piisaks ühest löögist sinna väetiste sadamasse, kus need väetised on. Mis kandid siin ohtlikud on elamiseks? Kindlasti Viimsi pühitakse maa pealt ära. Esimese löögi võtab Viimsi ja ikkagi linn saab ka teatavalt seal lööklana. Viimsi ja kõik need randvered ja Muugad, need pühitakse minema. Nii et tegemist on väga ohtliku piirkonnaga ja eriti kui nüüd sellised sündmused on tulemas. Selle konflikti lõpp on teada ja kahetsevalt seda läänemaailm ei võida. Kas me seda kõik tahame? Kas me tahame, et meie elu kvaliteet kõigil muutub kordades kehvemaks? Ohtlik aeg on tulnud
ja Viimsi, Pirita ja Randvere ja Muuga elanikel, et neil võib-olla tõepoolest peaks varuma enne maru, nagu öeldakse. Aga igaks juhuks tasub valmis olla. Me mõistame, et see teema on keeruline. Ja kord keegi loenguline ütles meile, et loengutest nagu ei saa vastuseid. Saab ikka vastuseid, kui te küsite. Aga küsida tuleb ka osata. Ja selleks tuleb alguses kuulata. Meie mõned teelised, kes on kaasteelised, isegi nemad tihtipeale ei saa aru. Et hiljuti üks kaasteeline rääkis, et ta oli käinud küsimas meie asja, et mis sa Argo Evelini asjast arvad on ju. Ja siis, miks ta selle inimese käest küsis, et sellele ta pidas seda inimest ka mingisuguseks kuruks on ju, sest talle selle kurule oli siis lind pähe lasknud või oli talle õun pähe kukkunud? Ei, tal oli välk. Välk lõi pähe, no jah, okei. Kui välk lööb pähe, siis tavaliselt, kui on nii suur volutabamus, siis kõva ketas, mida ajuks kutsutakse, see kustutub ära, nagu ikka arvutiseadmetega. Aga see selleks on ju, et mida ma tahan öelda kaasteelistele, et ei ole mõtet küsida, ta oli enne tegeles mingi muu asjaga. Ta oli automüüja. Ta oli automüüja, on ju, kes siis arvas, et meie jutt liigitub vandenõu teooriate alla. Mõnes suhtes tal on õige. Vandenõu teooria tähendabki, teooria ongi mingi protsessi ehk siis selle vandenõu kirjeldamist. Aga veel kord ma ütlen, et ei ole mõtet küsida automüüjate käest ja arvata, et kunagi oli suur käive ja siis jäi natuke näppude külge endal ka tal. Et sellepärast siis sinna ülesse nagu hästi palju teadmisi on tulnud. Kuhu me edasi jõuame. Järgmine kord lähete küsite võib-olla mõne juustumüüja käest või WC-potide müüja käest. Sellised inimesed ei ole ühiskondlikus positsioonis nii kõrgel, et nad peaks neid asju üldse teadma. Eesti on eriline koht. Siin öeldakse ühte sõna 14 erineval moel on võimalik öelda. Ja sellepärast on siin võimalik rääkida ka asju. Ja teine asi on veel see, mida ei tasuks unustada, et üle maailma on selline inglise keeles öeldakse policy, selline tava, et võetakse tööle igale poole ametkondadesse, võetakse suhteliselt rumalaid inimesi. Nad saavad enda lõiguga hakkama, aga nad ei tohi mitte mingil juhul suurt pilti kokku panna. Ja see on üks võti, miks asjad ei liigu. Miks niisugused mutikad, putukad üldse on? See on sellepärast, et kui osi totaalselt metsa läheb, kui näiteks nüüd peaks juhtuma see kaablite katkemine või ütleme nende pangakontodel olevate diginullide kadumine, siis ei süüdistataks neid, kellele see süsteem ja kellele see maailm nii-öelda kuulub, vaid süüdistatakse just neid vahemutikaid, putikaid ja putukaid, kes kutsuvad ennast igasugusteks ametnikeks ja valitsejateks ja Riigikogu liikmeteks ja nõnda edasi on ju. Et tegelikult on nad lihtsalt parimal juhul karjakoerad lammastele. Aga teema on raske, me saame sellest aru ja sellepärast ongi niimoodi, et võib-olla tuleb alati originaalidega katsuda rääkida, et ei ole mõtet koopiatega rääkida. Ja nagu me oleme öelnud ka mõningatele nendele, kes mõned korrad meid kuulavad või arvavad, et nad lähevad kuskil üksi edasi, et nad tegijad on, te ei pääse mitte kunagi algallikani, mitte kunagi. Aga kõik on vaba valik ja on ju vaba valik. Igaüks valib ise oma tee ja tuleb seda mööda käia. Lihtsalt, et kui see rada läheb liiga palju erineb teistest rajast, siis on raske enam tagasi pöörduda. Nii see lihtsalt on. Pikk jutt ei ole suurem asi jutt. Seega võib-olla kohtume veel millalgi. Kohtumiseni.